tere, Eestimaa Vabariik, on uus päev, on tegelikult uus nädal lausa, on lausa 10 päeva hiljem. Me käisime eile peol ja nüüd me lähme pool clubi, ehk siis on nagu siuke riisipõldude vahel olev basseiniklubi. Me lähme chillime, me oleme natukene basseini ääres, naudime elu, naudime baalid, naudime tegelikult seda kõike, mis siin pakkuda on. Kahtlemata naeratus meile näole tekib. Ja näete, siin on minu Grabi juht. Hello! Oh, sorry. Tahtsin surma saada praegu, olin peaaegu tagarat alla jäämas. Okidoki! Kanakesed. Hello! Nii, me oleme ikka siin pool clubis, mille nimi on Levaho. Tristan läks padeliturneele, ma ühe korra käisin ka saab mingite eestlastega, kes siin on. Never a fucking again. Ma mõtlesin, et okei, ma oskan mängida padelit küll, ma olen 3 korda proovinud, tuli täitsa hästi välja, päris lõbus oli. Ma läksin nagu lõbutsama, need inimesed on täiesti segased. Esiteks, padel on fucking mingi massipsühhoos. Teiseks, rahunege maha. See on lihtsalt mäng, nii et peale seda ma läksin koju ja nutsin patja põhimõtteliselt, aga nagu pole hullu. Enamus seda kadalippu ei läbi ja 2 tundi ka veel, 2 tundi lüüa mingit fucking palli mängus, mille nimi on padel, rahunege maha. Ma olen vist 10 päeva nüüd olnud juba pallil ja te mõtlete, et oi, vlogis ju sa seda ei näidanud, mul on täiesti õigus. Me käisime esimene õhtu kohe, viisid mind mehes välja. Ma räägin nendel heterodel ei ole ikka puhkust. Kohe viidi Jevert poom välja, nagu te nägite, käisime ka surfamas kohe. Siin kohalikud rääkisid, et nad lasevad kõik sellest sitavee nagu sinna ookeanisse. Ja ma arvan, mul läks surfates seda suhu, sest et järgmine päev tuli mul kohe paalipelli, just nimelt. Eelmine kord, kui ma siin olin, siis mul oli ka paalipelli, aga nagu see hakkas täpselt teel lennujaama, kui ma ära läksin. Niimoodi, et terve lend oli nagu mul kõhukrambid ja mingi kõrge palavik ja nagu väga halb olla. Aga seekord see kuidagi läks libedamalt. Mul ei olnud väga hullud kõhukrambid, mul isegi ei läinud sitt lahti, võib siis niimoodi ka öelda. By the way, ma tulin üldse paalile, sest ma tahtsin nagu surfata. Esimene päev oli hea olla kohe. Let's catch some waves, bro. Läksime surfama, kohe põlesin ära ja mitte nagu natukene, vaid nii, et oi pljääd. Põlesin korralikult kohe ära, niimoodi, et mul oli siuke tunne, ma olen vitsa saanud. Mul poole jutu pealt lihtsalt lülitas telefon välja. I can't win. Aga ma sõidan nüüd koju, ma tellisin Grabi ja kui sa oled baalil käinud, siis sa tead, et siin need asjad niimoodi käivadki, et on siuke äpp nagu Bolt või noh, neil on siin see nagu Grab või Gojek, 2 nagu põhilist ja siis sa tellid sealt endale rollu ja siis sa sõidad selle onu kukil. Ükskõik kuhu sa tahad minna. Ma pole ühegi sõidu eest maksnud rohkem kui mingi 30 senti. Nagu mõnikord sa sõid on mingi pool tundi reaalselt ja see on ainult 30 senti, mis on nagu natuke depressiivne, sellepärast et nad ei tee nii siis järelikult väga palju siin sellega. Ma olin kodus, laadisin oma telefoni, õues on vahepeal täiesti pimedaks läinud. Mul on siuke värskuse soov ja TikTokis ma leidsin mingi huvitava puuviljaturu, nii et lähme vaatame, mis seal on. Äkki on huvitavaid puuvilju ja tuleb siuke elamusterohke õhtu puuviljade saatel. Õues on reaalselt nii mõnus ja soe. Voodis laadisin telefoni, vaatasin, õues on juba pime. Mul oli muidugi konditsioneer nagu mingi täiesti põhja pandud, nii et mul oli veits jahe ja siis nagu, ma ei tea, kas ma viitsin välja minna, veits külman. Tulen välja reaalselt. Hakka või bachatat tantsima. Reaalselt see paaliliiklus on nii fucking pöörane, aga ma tunnistan, et see on üks mu lemmikosasid siin paali juures ausalt öeldes. Kui ma Londonis elasin, siis mulle ka räigelt meeldis, kui nagu mingi metro oli püsti pungil täis inimesi. Mulle meeldib tunda, et ma olen kuskil, kus on elu. Mulle meeldib tunda, et ma elan maailmas, mis elab. Saate aru küll? Ja paljud rendivad ise rollu. Mina seda ei julge teha. Ma usaldan neid rollujuhte siin väga. Iga kord on ikka natukene hoian hinge kinni, et kas ikka jõuan elusa ja tervena kohale. Päris nagu adrenaliini rohken iga see reisukene, aga nagu ma ütlen jälle, mulle see meeldib. Okei, aga vaatame siis neid puuvilju. Siin on suht palju neid puuvilju ausalt öeldes. Arbuusi ma ei taha, seda saab Eestist ka. Draakoniviili üks mu lemmikuid. See tundub midagi nagu põnevat, aga mul pole õrna aimuga, mis see on. Ma küsin sellelt töötajatädilt, kui ta muidugi inglise keelt üldse oskab. Lemmikasi on ka see, et ma filmin ennast nagu suht julgelt siin ja mitte ükski kohalik ega keegi ei vaata mind nagu imelikult, isegi ei vaata mu poole ausalt öeldes. Ja ta on lihtsalt nii fucking harjunud influenceritega siin paalil, et nagu tee, mis tahad põhimõtteliselt ja keegi ei pilguta silma ka mitte. Mis asi see on? Ma võtan seda lemony strawberry. Thank you so much. Thank you. Taste test.
Can you show your cigarette? Where did you get this? I want to get the same one. No nii, Tristan läks just rolluga minema juba, aga me sõidame ühte kaubanduskeskusesse nimega Beach Walk, sest et seal on Pop Marti pood ja Tristanil on vaja mingitele Eesti tibudele labubud osta. Ma lubasin endale, et ma ei osta mitte kunagi labubut. Võib-olla siis ostame ühe labubu. Meil tuleb just 40-minutiline rollusõit. Mu persest pole enam peale seda sõita midagi järgi, aga okei, tundub, et me jõudsime siia Beach Walki. Reaalselt see sõit oli nii fucking pikk, aga ma kuulasin terve Charlie XCX-i uue albumi läbi, Wuthering Heights, väga hea album. Kusjuures ma käisin siin Balil kinos ka ühe korra, täpselt see päev, kui see film välja tuli. Nii et käisin vaatamas siin esilinastust. Siin on isegi Alo on peede. Lausa Tiger ka. Wow, täpselt nagu Tallinnas oleks, nagu Solarise keskuses oleks sisse kõndid. Mingi meigipood Maci letiga ja Trisha Paytas reklaam. Tristan, sa teaks Trisha Paytas on või? Ei. What? Tristan on liiga straight selle jaoks. Oh. Okay. Ja palun väga Pop Marti pood. Siin me oleme. See on kõige kuulsam, on kõige originaalsem. Ma ei saa, mis nende vahed on? Need istuvad, need seisavad. Seega ühesõnaga siin on... See nagu Istuvad ma ei taha mingit laiska. Ma ei taha mingit laiska labubut. Palju see maksab, Tristan? 12.50. 12.50 ja palju see Eestis maksab? Nüüd on vähem, aga me müüsime 70. 70 euri Eestis ja siin on 12.50. Ja ühesõnaga Pop Mart ongi siis siuke pood, kus on lihtsalt mingisugused mänguasjad ja kõik on pöördes neist. Siin on mingi siuke ka, kus on nagu sa võtad ja sa saad erinevad tähed. Everton lilla. Everton lilla. Pole see kõige tummisem lilla, vaata, aga sa oled nagu see hele. Võtan ühe selle tähe, ma võtan ühe selle klassikalise, loodame, et see on Secret Labubu ja siis ma võtan selle mingi ombre tooni ka. Ma olen ka lilla ju. T-täht, lilla. See on ka lilla, okei Tristan, me oleme mõlemad koos lillad, yes. Aga ma ei teagi, millise ma valin. Kiki-kaki kommi, nommi, vanamusi pasi üle, pommi, pommis käis kõva laks, mida iganes, kuidas seal all käis. Mul tuleb, ma ostan need ja ma lihtsalt kohe jätan kuhugi nagu ripakina. Ma arvan, mul on tunne, et see oleks nagu huvitav unboxing. Havianase poolt. Ma olen umbes mingi 10 Havianase poes juba käinud, need on Balil igal pool. Me käisime bobaga ostas, ma ostsin matcha boba. Ma ostsin üks päev endale nagu mustad ja siis Brasiilia lipu värvides Havianad, aga ma ostsin vist liiga nagu suured, sest need on 45–47 või midagi, aga vaata nagu see tagus on väga sealt väljas. Aga ma just proovisin neid kollaseid, mida ma ka tahaksin ja ma proovisin nagu 43–44 suurust ja need olid palju parema suurusega, nii ma ei tea, kas ma peaks neid ostma või mitte. Proovime neid. Vabandust, te peate mu koeri nägema. Siuksed, siin on mingi kuradi prügi. Rikuvad mu vlogi ära siin. On mul vaja uut paari, aga nagu te näete, siis selle suurus on palju parem. Vaata, nagu mu jalg läheb ilusti siia peale. Kurat, ma ostsin 2 paari täiesti vales suuruses. Täielik raha raiskmine. See naine ostis ka endale labubu. Ta vist ei ole eriti õnnelik sellega. See on veits kole värv ja... Mine lohuta teda, Tristan. Vaab tagasi pakki selle. Oota, mis? Ta on pissed off, näed. Ta läheb manageriga rääkima. Tahan teha labubude unboxingu TikToki, nii et te näete behind the scenes TikTokeri elu. Pole mu Balenciaga kott kuskil Indoneesias põranda maas. Aga ma ei tea, kas see angle on hea või mitte. Ju, vaata. Koerad on siin niimoodi pildis, et nagu see küll ei kõlba kogu. Samas aga veits hea nagu angle engagement'i jaoks. Kuule, davai, ma teen selle angle'iga pohvi. Sa oled ikka nii reber, noh? Läks kokku mingi 30 eurot, aga avame võib-olla esimesena selle... Secret? Sorry? Any secret? Secret. Is this a secret? Yeah, I don't know. You might. I'll find out in a moment. Thank you. Reaalselt mingisugune 80-aastane vanamees küsis mult, et kas mul on secret labubu. Vaatame, kas ma saan siis E-tähega või mitte. Tuleb siukse koti sees. Nii, ma juba näen, et lilla gorilla oma ei ole, aga siuke sinine. Ja D, nõrk D. Stands for the D. Sinise. 2 sinist juba. Tõesti. Liiga poisilik. Liiga poisilik, jaa. Kus on mu roosa või lilla? Nii, ja nüüd see on see original. Okei. Ma juba lootsin, et see on see secret labubu, aga mingisugune hall, mitte midagi ütlev. Ma sain kõik nagu ühesugused ja selline näeb välja siis minu Balenciaga kott kõikide mu labubudega. Ei tunne absoluutselt mingit piinlikkust kanda enda kotti niimoodi. Ma tean, et olete kadedad.
vaata siis prügimägi. korja neid prügi ära. otse ookeanisse viskan selle, nii nagu siin Baalil kombeks. Need põletavad ära seal. ma ei tea, ma küll nägin paari labuubut, kui ma surfamas käisin. lampi lihtsalt Tristan tuli tee peale ette. Mis trip on? Suhteliselt pikk. Mul on seekord palju mõnusam. Ma ostsingi uued Havianad. nii et nüüd mul on 2 paari musti Havianaseid. Ja lõpuks ma sain oma kollased ka, seal oli minu suurus. nii tere, nüüd on niimoodi, et me läheme Luigi'sse, see on nagu Itaalia restoran, vaata. Ja iga esmaspäeval seal on nagu tehnopidu, nad panevad kõik need lauad kinni, lükkavad kõrvale ja on tehnopidu. ja nii ongi. Sõits ots. Luigi's. Pepperoni pizza.